Eesti saunameistrite Aufgussi meistrivõistlused on lõppenud ja selle aasta 2025 kõige parem tiim on minu kõrval Ksenia ja Frederik. Palju õnne! Aitäh! No Ksenia vana olija juba, ütleme niimoodi, et sina ei jäta, eks ju, kui ei saa üksinda minna, ta võtab partneri kaasa ja lööb ikka platsi puhtaks, aga kiirelt ma tean, et teie lavastuses oli väga palju kirge ja oli pahalast ja oli politseinikku, aga kes ei ole näinud, võib-olla väike lühikene sneak peek, mis seal siis juhtus? Jah, meil ongi selline nii-öelda vindiga klassikaline politsei ja päti tagaajamine, aga pätt on armunud politseinikusse. Nii et see on kõik siuke, sellist pinget on seal show's palju ja seda on ka tunda siis kuni lõpuni välja. No Ksenia, kuidas oli sellise partneriga koostööd teha? Väga meeldib. Muud ei ole midagi lisada. Ja. Ma olen väga uhke ta üle, sest ta tegeleb Aufgussiga alles pool aastat ja tulemused on väga suured. No suurepärane, Frederik, Ksenia korra küsin, kas mitte siis, kui sina alustasid, kui mina siit esimest korda eelmine aasta nägime, oli sul ka pool aastat umbes tööd või oli juba rohkem? Jah, eelmine aasta siis ma alustasin veebruarist ja juulikuus toimusid meil juba esimesed meistrivõistlused. Täpselt. Nii et Frederik tundub, et järgmine aasta võitja on mul võib-olla juba kõrval, me veel ei tea, hoian sulle peal. Teie lähete nüüd siis maailma meistrivõistlustele. Kas on plaanis ka selles loos midagi muuta? Eks ikka mingeid asju, mis me tegime kohalikule publikule, et mingid väiksed sellised, et rahvast kaasa tõmmata naljad, mis me nüüd teame ju Aufgussi pere üle terve maailma, et siis me peame neid kohendama inimeste kohta, kes on siis nagu ka rahvusvahelisele publikule hästi tuntud. Okay. Ja muidugi ka muuta tehnilist poolt Aufgussi ja trikke ja lisada palju ägedaid asju sinna sisse. Erinevaid elemente, uusi elemente, väiksed imkad, nii et ühesõnaga see kõik, mis siin oli, ei ole kindlasti see, mida näeb kogu Itaalia. Ma küsin kohe ära, kas sul need vuntsid on macchiato pärast? Need olid juba natuke enne. Okay. No igatahes ma arvan, et sa saad seal olema kurikuulus, aga veel korra palju õnne teile, see on üks vägev võit ja minge siis pange täiega ka Itaaliat. Aitäh. Aga enne veel, kui ma teid ära lasen, siis kes olid teile kõige rohkem sellel raskel teel abiks? Minul on kindlasti vanemad ja minu tulevane abikaasa, kellega meil on pulme juba 3 nädala pärast ja suure tänu talle, et ta ootas mind kella 3 öösel, kui me tegime Frederikuga trennid. Okei. Nii et Ksenia on võetud, selle teema me lõpetame nüüd siin ära. Aga Frederik, kes olid sulle abiks? Ja mul on samamoodi pere ja samuti partner kogu eluks, et see ei oleks võimalik, kui meil ei oleks kodus inimesi, kes lubavad meil kella 2 teha trenni ja kell 8 hommikul jätkata. Et kõik on väga toetavad olnud sellel teekonnal siia. Vot, tundke siis õnne nende üle ja ma ausalt öeldes, ma arvan, igal ühel meist tasub endale leida üks korralik partner, kes sind kella 8 hommikul saunast koju ootab. Külg saab olema korralik. Aitäh teile ja palju õnne veel kord!